Tere kõigile, mina olen Karita. Tervist ja minu nimi on endiselt Kairit ja tere tulemast taas siis meie kanalile Plaastrid peale. Plaastrid peale. Ja täna siis räägime sellest, kuidas need plaastrid jõudsid meie ellu. Mina räägin oma loo ja siis jagab Karita oma lugu. Ja minu plaastrite LifeWave valgusteraapia plaastrite lugu sai siis alguse selle aasta alguses. 7. jaanuaril, täpselt on meeles kuupäev, oli see tähelepanuväärne päev, kui ma siis sain kätte tellitult oma värsked, uued, esmakordsed, esimesed LifeWave plaastrid ja kleepisin siis peale endale esimese plaastri. Ja olen seda siis teinud nüüd siis juba pool aastat ja natukene rohkem. Siin ta mul täna on, üks nendest, aga sellest me täna täpsemalt ei räägi, mis ta on ja miks ta on. Küll me siis räägime siis seda lugu. Ja sellel lool on ka nii-öelda eellugu. Esimest korda kuulsin ma LifeWave'ist, kuulsin mina valgusteraapia plaastritest 2022. aasta lõpus, äkki oli detsember või mingi muu talvekuu, et igastahes aasta lõpus. Ja kuulsin seda siis ühest järjekordsest YouTube'i videost, mida ma kuulasin Mark Atwoodi kanalil. Olen olnud paar viimast aastat Mark Atwoodi jälgija ja suur fänn. Mulle väga meeldib tema lähenemine, mulle väga meeldib see töö, mida ta teeb. Tõeliselt suure kuldse südamega mees ja tegelikult on minul ja Karital väga vedanud. Meil on õnnestunud kahjuks küll ekraani vahendusel, aga siiski 2 korda Mark Atwoodiga ka kohtuda läbi Zoomi ja kindlasti need kohtumised ei jää esimesteks ja viimasteks, aga selline oli siis algus. Ja esimesel korral, kui ma nendest plaastritest kuulsin, siis ma arutasin seda teemat Karitaga, kellega siis veel, me arutame kõiki teemasid, aga ju siis ei olnud aeg veel küps. Karita natukene uuris, aga sinna see asi jäi. Ja siis järgmine kord tegi Mark Atwood järgmise video samal teemal, LifeWave, plaastrid, valgusteraapia. Ja siis oli kõik. Selles mõttes oli kõik. Ma absoluutselt kohe teadsin, et jah, see on see, mida ma tahan. See on see, mida ma tahan ise proovida. See on see, millest ma tahan rohkem teada saada ja ma tahan sellega tegelema hakata. Nii et otsus sündis imekiirelt. Jah, soov ja teadmine oli nii tugev, et ei takistanud ka mind see, et ma tol hetkel suurt midagi ei teadnud ja ega ma eriti ka millestki aru ei saanud, aga plaastrid said tellitud ja nagu ma siis juba ütlesin, 7. jaanuaril sai siis esimene plaaster peale kleebitud ja olen seda siis teinud siiamaani. See on olnud imeline teekond, väga põnev, väga huvitav, väga erakordne ja see on see põhjus, miks me tegime selle YouTube'i kanali. Sest me tahame jagada seda tehnoloogiat, me tahame jagada oma kogemusi, me tahame jagada teiste inimeste kogemusi, mis on meieni jõudnud. Me tahame seda kõike teiega jagada, sest mul on kindel teadmine, et on kindlasti palju neid inimesi, kes seda vajavad, kes on otsinud samamoodi midagi, mis neid toetaks, aitaks ja viiks
nende elukvaliteedi nii-öelda järgmisele tasemele. Ja jagamine on see, mis meid innustab ja kannustab ja motiveerib ja paneb tegutsema ja paneb tegema asju, mida me kunagi varem teinud ei ole. Ei mina ega Karita ei ole olnud enne YouTuberid. Me ei ole teinud ühtegi YouTube'i videot, meil ei ole olnud ühtegi YouTube'i kanalit. Ja nüüd me siin oleme. Alustajad ja nagu ma ütlesin, soov jagada on see, miks me seda teeme. Ja nüüd siis Karita lugu. Jaa. Karitiga koos meil on juba maha käidud pikad rajad koos. Oleme uurinud kõiksugu erinevaid asju ja plaastrid olid täitsa klass omaette ja Karit tellis plaastrid ära. Mina veel too hetke ei tellinud, aga olin juba valmisolekus. Ja selleks, et mul ei tekiks siis ühtegi kahtlust ega kõhklust, saadeti mu ellu üks väike proovikivi, üks noormees, kellel oli tarkusammastest põhjustatud mädane suu, limaskestad ja kõripõletik. Ja kahjuks siis välja kirjutatud ravimid ei töötanud sel korral ja mul oli võimalus proovida põletikuvastast plaastrit, mille ma siis kleepisin talle õhtul peale ja hommikul vaatas mulle otsa täiesti teine laps. Ma jagan teiega seda pilti tema loal ja siin on vasakul näete siis õhtust pilti ja paremal hommikust pilti. Ja see oli ka põhjus, mis mitte ühtegi sekundit enam ei pannud mind mitte milleski ega asjades kahtlema ja algas ka minu teekond siis nende imeliste toodete maailmas, millest tahamegi, nagu Kairiten ütles, teiega jagada kõiki neid vahvaid ja toredaid juhtumisi ja lugusid, mis on selle mitte küll väga pika, aga siiski aja jooksul juba juhtunud ja toimunud. Ja kindlasti jagame oma kogemusi, et meil on seda pildimaterjali veel ja seda me kindlasti järgmistes videotes ka jagame teiega rõõmsalt. Jagame ka muud informatsiooni, räägime sellest, mis firma see on, selles firma taustast, sest ka firmal see firma ei ole uus ega värske ega startup, vaid juba järgmisel aastal tähistab 20. juubelit, et jagame kõike seda ja loomulikult räägime siis täpsemalt, mis asjad need ikkagi on. Karital on ka plaaster peal. Ja, just. Ma tea, kas on näha? On näha. Ja selline saab siis olema selle kanali eesmärk ja sisu. Nii et kui teid see teema huvitab, kõnetab, siis pange like, liituge meie kanaliga. Jagage meie kanalit. Jagage, kirjutage kommentaare ja meie kanalil, kui te teete lahti selle kirjelduse, siis seal on ka meie kontaktandmed. Võite meile ka otse meiega ühendust võtta. Hea meelega vestleme, räägime, seletame, kuulame ja jagame. Just. Nii et mis siis ikka? Uute kohtumisteni. Põnevate taaskohtumisteni juba õige pea, ikka samal kanalil ja ikka plaastrid peal.
ikka plaastrid peale.